Tšauki tšau, täna on see päev, kui ma otsustasin teha valge šokolaadiga õunapudingut. Alustuseks ma panen need Remist ostetud külmutatud marjad sõelale nõrguma, sest ma kavatsen need pärast siia pudingu sisse lisada. Lükkan need marjad ajutiselt eemale. Kastrolisse panin umbes sentimeetri jagu vett ja nüüd ma lihtsalt koorin ja tükeldan kuigi palju õunu siia sisse. Õunad on nüüd kooritud, kui tavaliselt läheb õunapudingu jaoks vaja mingi 4–6 suuremat õuna ja 200 grammi šokolaadi, siis siin kastrolis on mul nüüd umbes 11 väikest õuna ja varsti saab siin kastrolis olema ka 300 grammi valget šokolaadi. Nii, need õunad lähevad nüüd pliidi peale. Samal ajal, kui õunad siin pliidi peal keema hakkavad, ma tükeldan ära valge šokolaadi. Õunad on juba ilusti kenasti pehmeks keenud ja ma lisan neile nüüd ka selle valge šokolaadi. Lasen sellel valgele šokolaadil siin ilusti õunde sisse sulanduda. Võtan saumiksri ja asun seda õuna šokolaadi segu mikserdama. Õuna valge šokolaadi segu on kenasti ära mikserdatud ja nüüd ma lisan siia ka need külmutatud marjad. Siin on kultuurmustikaid, astelpajumarju, punaseid sõstraid, põldmarju. Sellest peab üks hea magustoit tulema, nii et need värvilised marjad muudavad nüüd seda värvi siin. Ennem kui marju polnud lisatud, siis oli see värv ilusam. Nüüd on see värv selline. Ta on täna mul jälle veidi vedelam. Kuna kõik ühte kausti ära mahtunud, siis saan ka siia teise kaussi kuigi palju õunapudingut panna. Kõik on nagu on, need õunapudingud lähevad ööseks külmkappi ja hommikul annan teile teada, kuidas see valge šokolaadiga õunapuding ka maitseb. Hommikuni. On aeg degusteerida seda eile õhtul valmistatud õunašokolaadipudingut valge šokolaadi ja marjadega. See on väga hea. Näete, selline paksem, väga ei tilgu. See õuna ja valge šokolaadipuding on fantastiliselt hea. See on lihtsalt jumalik roog. Tšau!